Hei, mina olen Heiki Frillissist ja ma näitan sulle täna mõne lihtsa niisuguse näpunäite, kuidas Frillis äpiga alustada, et kui sa pole varem kunagi midagi toimetanud sellega, et mida teha, millest alustada. Lihtsad sammud, ma luban sulle. Ma kõigepealt jagan ekraani sulle oma telefonist, oma äpist ja siis sa saad pildi ette. Nii, vaatame, paneme share ja lubame ka screen mirroring'i. Väga hea. Nüüd läheb üks hetk aega ja nagu ma olen alati öelnud, et me Freelistis usume sellesse, et tervislik söömine ei pea olema pidev selline toidu kaalumine, iga kalori lugemine. See on väga hea lisa teadlikkusele. Aga ma arvan, et ükski inimene ei pea nagu sellega nagu hulluks minema. Aga ma jagan sulle nippe, kuidas teha seda siis selliselt, et see oleks lihtsam ja mõnusam. Nii, korra kadus see siit mul ära, vaatame uuesti. Proovime uuesti, kui salvestis uuesti. Et jah, et selline iga asja logimine ja iga, ma ei tea, kalori piinlik jälgimine, et ma lihtsalt ise ei tee seda. Ma ei näe põhjust, et miks seda keegi üldse nii-öelda tegema peaks. Ja nii, jõudsime äppi. Kui sa oled konto ära teinud ja oma andmed pannud, pikkus, vanus, kaal, kehaline aktiivsus, eesmärk, siis me arvutame sulle välja sinu personaalse sellise soovitusliku päevase sellise toidukoguse. See on hea informatiivne asi, sa ei pea jällegi seda nii pillikult täpselt jälgima, aga siin allpool sa siis näed, et sul on see enam-vähem päevane selline norm. Näed ka mingid süsivesikud, rasva, valku, kiudaineid, jällegi selline hea indikatsioon, mis peale kõige olulisem minu jaoks on Frillis skoor. See näitab sinu päevast sellist, mina kutsun seda ka kalorivabaduse skooriks, ehk siis kui ta on enam-vähem sul rohelises päeva lõikes, siis ongi kõik hästi, et need kalorid ei omagi enam sellisel juhul nii suurt tähtsust. Aga väga lihtne, kuidas alustada? Tuled äppi ja meil on väga palju retsepte, ligi 1000 varsti või isegi rohkem. Ja kõige lihtsam esialgu ongi see, et sa võtad lahti retseptid ja mis iganes sinu maitsemeel on, surfad äpis ringi ja minu soovitus on leida endale sellised 10–15 retsepti, mis siis endale ära salvestada. Nüüd sa näed siin pildi peal on selline üleval paremal on selline aurav kauss. See kauss nüüd teeb seda, et sa saad sealt kõige kiiremini lisada toidu nii-öelda endale päevaplaani. Ma pärast näitan sulle päevaplaani ka ja päevaplaanist siis edasi otse sööduks, aga ma avan selle omletisingiga, oletame, et see on minu nagu toit, mida ma võiksin nagu süüa, mis mulle ilmselt meeldib. Avan selle. Loomulikult läheb kohe ka nii-öelda mõnusalt video käima, näed, kuidas seda toitu teha. See on meie äpi üks võlusid. Ja mida siis teha? Kui sulle retsept tundub, vaatad kogused, Frillis skoor on kõrge ja alati, mida ma soovitan, leia võimalikult kõrge Frillis skooriga. Roheline skaala on siis 7,5 kuni 10. Ja see on jällegi, mida kõrgem skoor, seda suurem tõenäosus on, et sa ei pea midagi kaaluma, midagi seal piinlikult täpselt jälgima, et need täidavad kõhtu samas pikaks ajaks ja see ongi kõige olulisem tervisliku söömise juures. Kui ma nüüd olen leidnud toidu, mis mulle meeldib, siis ma väga lihtsalt saan siit klikkides sellele nii-öelda all salvesta nupule ja ta salvestab selle toidu mulle salvestab kogumikku. Salvesta kogumik on siis kättesaadav sinu enda nii-öelda sellelt toitumise seinalt või feedilt, et need tekivad sinna ükshaaval ja teedki niimoodi läbi 15 erineva toiduga, näiteks 20. Kogumikke saad ka juurde luua, aga esialgu kõige lihtsam see, kui sa lihtsalt salvestad sinna need, mis sulle endale meeldivad. Nii, ja nüüd sa vaatad, all on siis, näed, Heiki Mägi on retsepti teinud ja näed, et vot selline lahe toit, kõrge Frillis skoor ja sinu valik on, et sul on 2 valikut. Üks on siis see, et me ei arva, et sul iga toit peaks olema mingi väga kindla kaloraažiga, vaid pigem see päeva lõikes enam-vähem oleks nagu okei. Aga sul on 2 võimalust. Üks võimalus on see, et toitu süüa nii-öelda siis, nagu mina olen Heiki Mägi on selle retsepti teinud, ehk siis sa võtadki, et väga tore, üks portsjon, siin on ka näha koostisosade juures, see on üks portsjon ja lisad siis selle sellisel kujul, nagu ta on, valid siit, paneme päevaplaani. Ja valin toidukorra, kuhu ma tahan selle lisada, oletame, et hommikusöök, lisan ta siia. Ja nüüd ma näengi tegelikult väga hästi, et tuli mulle see toit siia. Ja
pärast, kui me läheme sinna seinale tagasi või feed'ile või toitumise vaatesse, siis ma näitan sulle, kuidas seda, kui sa nüüd sööd selle ära, mis siis nagu teha. Ja aga oletame, et sa tahad natuke peenemaks minna, tahad seda toitu natuke personaliseerida ja nüüd sa näed all vasakul on selline personaliseeri nupp. Ja see on nüüd selle jaoks, et oletame, et sa oled valinud, et sa registreerimisel, et sa sööd 4 korda päevas. Siis kui sa klikid seda personaliseeri nuppu, siis me nii-öelda muudame need toiduportsjonid sinule ühele toidukorrale vastavaks. Ehk siis, kui sa oled valinud 4 toidukorda ja oletame, sinu päevane soovituslik kaloras on 2000, siis alati pärast selle nupu vajutamist kogused on üks neljandik sinu päeva nii-öelda kogu toidukogustest. Ehk siis 4 toidukorda, 2000 kilokalorit, 2000 jagada 4-ga ja siis ongi väga lihtsalt. Minul oli see 2200 seal, ma vajutan personaliseeri nuppu ja näed, süsteem arvutas kõik ümber. Munakogust me ei muuda, munakogus ilmselt jääb tükkidega alati natuke muudama, aga ta jääb alati tükkidena. Aga muud toidukogused siis natuke lähevad nii-öelda täpsemaks. Noh, sinu valik on, jällegi sinu kuna süsteem arvutab nii-öelda selle ümber, et siis need võivad kohati need toidukogused võivad tunduda natukene võib-olla naljakad ka, aga sinu valik on, kas sa tahad personaliseerida või sa ei taha. Ja oletame, et kui mõni toiduaine on siin selline, mida sa tahaksid välja vahetada, näiteks oliiviõli on ju, siis me pakume sulle ka siin, kui sa klikid sinna oliiviõli noole peale paremale, pakume sulle ka asendusi, et saad siit teha mõnusat asendusi, samas ka kogust muuta, et kui sa ei soovi, päris sul ei ole sellist kogust või saad natukene siis muuta seda. Ja samamoodi uuesti lisan toidulauale või kutsume siis päevaplaani. Ja siin on üks omlett olemas, aga söön lõunaks ka, aga söön juba nii-öelda enda 1/4 päeva kogustega ja väga lihtne ongi, nii lisadki. Mõte on siis selles, number 1 samm, kõigepealt leiad 15–20 toitu, mida sina ja sinu pere sööksid. Teine nipp on siis see, et sa salvestad need ja saad need alati salvestatud kaustast kätte. Ja seejärel vaatad koguseid ja muudkui sööd, kokkad ja jälgid enam-vähem, et enam-vähem oleks kõrge frilliskoor ja päevane see nii-öelda balanss oleks enam-vähem nagu paigas, aga jällegi ma ütlen, et vahepeal alla, vahepeal üles, see ei oma nii palju tähtsust kui see, et sul oleks see frilliskoor toitudel kõrge ja päevane keskmine frilliskoor kõrge. Mida sa saad siin teha, on ka see, et sa saad portsjonid läbi korrutada. Oletame nii, et ma tahan teha sama toitu 5 portsjonit. Ma korrutan siit läbi, näed, paneme näiteks 5-ga, siis me arvutame sulle kohe automaatselt ümber. Aga kui sa nüüd siit lisad selle nii-öelda toidulauale või päevaplaani, siis sa lisad nagu 1 portsjoni kaupa, et kui sa oled teinud 5 portsjonit ja tahad 5 korda päevas sama toitu süüa, siis sa võid need siia julgelt lisada juurde. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Kokkad, sööd ja muud kunsti ei ole, aga jah, et siin võib-olla ongi oluline see portsjonite jälgimine ka, et kui sisulooja on näiteks teinud mingi retsepti, kus on 5 portsjonit, siis jälle see on alati kokkamise kogused on siin näha, et kui sa tahad nagu 1 portsjoni kogust või tahad toidulauale lisada 1 portsjoniga, siis alati see lisanupp lisab sulle ühe portsjoni kaupa, aga me ei taha siit suruda mingisse toitumiskava raamidesse kindlasti, sellepärast ka me võimaldame sul nii-öelda nagu kas siis süüa sellist toitu nagu sisulooja pani retsepti üles, ma ei tea, 1 võileib, ma ei tea, 2 tortillat, või siis sa tõesti tahad väga peeneks minna, iga toidu enda jaoks hullult meeletult personaliseerida. Ja kui ma lähen nüüd sinna nii-öelda tagasi sellesse toitumise vaatesse, siis ma näen, et mul siin päevaplaanis üleval on toidud. Panin kõik omletid, on ju, ja kui ma nüüd klikin siit sööduks, siis kohe alla tulebki, näed, keskmine frilliskoor, päeva keskmine frilliskoor on hea. Ja siin ma saan järjest need toidud kõik märkida nii-öelda sööduks. Ja näed, on kõik hästi. See 4 korda päevas omletti, keskmine frilliskoor on 8,3 ja nii hästi see kõik ongi. Et kõige minu jaoks, minu soovitus sulle just jälgi frilliskoori. Nüüd, kui sa midagi sööd ka, ütleme, ampsuna, ma ei tea, panid banaani näiteks, siis on see, et sa kohe klikid siia toitumise vaates lisa amps. Ja oletame, et näed, tahad otsida ampsu nimega banaan ja nüüd ma juhin tähelepanu, et meie suur erisus on see, et me ei ole niisugune toidu logimise äpp.
vastupidi, me tahame õpetada sulle, et see, et kuidas luua nii ampsude kui ka retseptide näol midagi tõsiselt sellist kõhtu täitvat. Ehk siis sellepärast esialgu me lisame ampsu nii, et sa saad lisada ampsu mitu toiduainet korraga, me näitame sulle ka seal neid erinevaid skoore. näiteks oletame, et ma otsin ampsu nimega, siin on siis ampsude list, mida ma olen varem kasutanud. oletame, et ma otsin siis õuna näiteks. õun, õun ja paneme näiteks õun ja pähklid. õun ja pähklid ei olnud sobivat ampsu, aga ma loon uue ampsu endale. see tundub hea variant. Ja nüüd ta avas mulle nii-öelda toiduaine lisamise. ma saan nüüd siia ampsu lisada mingit toiduainet. võtame õun, alustame õunast. paneme näiteks, sõin 2 õuna. salvestan, näed, juba näitame sulle ka erinevad skoorid, glükeemilised koormused. glükeemiline koormus on siis see, mis näitab, kui kiiresti tõstab see toit sinu veresuhkrutaset ja süsivesikut seda tõstavad. aga paneme näiteks midagi, me tahtsime mingit pähkleid ka süüa ja paneme pähkleid ka. pähkleid otsime siit. võtame näiteks India pähklid, paneme 10 tükki. nii ja näed, kohe pilt natuke muutus ja kõhutäitja skoor tõusis kohe kõrgemale. juurikaskoor tähendab siis seda, et kui palju sinu toidus on selliseid juurikaid, mis ei ole väga kõrge kaloraažiga. no paneme näiteks siia, paneme brookoli ka juurde siia. paneme 150 grammi, salvestame ja näed, juurikaskoor läks ka maksimumini ja ongi kõik väga hästi. ja saad sellise ülevaate kiire ja saad lisada endale päevaplaani, valid jälle toidu. noh, ma panin suvaline amps kuskil suvalisel ajahetkel, ma panen ta siis plaaniväliseks märgin. ja näed, nimeks oli õun ja nii lihtne see ongi. mine päevaplaani ja ma saan siis ampsule ise nimesid panna, kas ta on õun, lemmikamps, no mida iganes ja me arvestame jälle seda kõike sinu söödud toitude puhul, nii et mis see keskmine skoor on ja nii edasi. ja nii lihtne ongi ja ennem rääkisin ka salvestatud retseptidest, siis need tulevad sulle siia minu kogumikke alla salvestatud, siit sa siis leiad need toidud kenasti ka ülesse, mis sa oled varasemalt endale salvestanud ja saad siit kiiresti leida. vot ja vahepeal ka update'id oma kehakaalu, kui sul on see mingi suur eesmärk ja ega muud ei olegi. ja kui sul jääb mõni retsept puudu, midagi ei ole, siis retseptide vaatest saad klikkida loo uus ja lood ise uue retsepti. me juhendame sind igal sammul, aitab sul teha tervislikke retsepte. avasta, siin on ka kasutajate retseptid mingid, mis on siis kasutajad loonud suhteliselt kõrge sellise frillis skooriga. jah, ja nii ongi, see ongi sinu alustamine. kõigepealt siis leiad toidud, mis sulle meeldivad. number 2, kas tahad sättida koguseid, ei taha sättida koguseid, personaliseerida, midagi asendada, kokkad, sööd, kordad. ja jällegi, kui teed rohkem perele, korruta kogused läbi ja alati siis retsepti juures need portsjonid on siis kokkamise kogused. päevaplaani lisad toite siis nii-öelda 1 portsjoni kaupa ja muudkui sööd, nii et have fun, nagu öeldakse, nii et tšau. mingeid küsimusi on, kirjuta Heiki@frillis.com. tšau, näeme.